Tere tulemast Silost söödani episoodi number 2 ja nagu näha, täna pole mitte kellelegi plaksu anda, seega tere tulemast tagasi. Nagu eelmises saates lubatud sai, liitub meiega täna külaline ning meie külaliseks on Pilleriin Puskar, kellega me arutleme natukene silo teemade üle. Kuid vahepeal oleme õnnelikult üle elanud esimese tormi. Esimese tormi kõik sellised näitajad näitasid meile, et põllumehed on väga hästi valmistunud. Aga siiski, arutledes põllumeestega olukorra üle farmis, sooviksingi panna südamele mõningad pisikesed näpunäited ning teha väikene checklist, et uus külm õnnelikult taaskord üle elada. Alustamegi siinkohal kohe veest. Vesi on üks tähtsamaid nii-öelda esmaseid vajadusi loomale ning nagu ka Scandagra poodides tõusis ootamatult joodturite müügiarv, näitab see, et tegelikult meie torud ei olnud päris hästi isoleeritud ning see miinuskraad, mis meil tuli, 10-11 kraadi, pluss veel siis külm tuul, tekitas olukorra, kus torud külmusid lõhki ning veevarustus kahjuks jäi siis puudulikuks. Sellega seoses võikski vaadata nüüd siin soojade ilmadega järgnevatel nädalatel üle, et uutel külmadel, mis nüüd jaanuaris peaksid tulema, ei külmuks meie torud lõhki. Külmaga seoses panin ka ise tähele seda, just veel tagasisidelt põllumeestelt, et meie vasikad jäid natukene kiduramaks. Siinkohal tuletasin kõigil meelde, et vaadata üle siis enda piima jootmisskeem. Talvisel ajal tuleks lugeda siis enda piimapulbri koti pealt nii-öelda talvist normi. Tavaliselt on see 10–30 grammi rohkem piimapulbrit ning võib tõsta ka natukene siis piima temperatuuri, et vasikate energia oleks sama, mis ta on meil sooja ilmaga. Taas peab ka jälle meelde tuletama, et üle tuleb vaadata ka asemed. Asemetel on 3 tähtsat punkti. Ase peab talvel olema puhas, kuiv ning loomale mugav. Kui me need 3 asja siin paika saame, see tähendab ka seda, et meie piimatoodang loomadel ei lange. Need on need esmased siis nii-öelda punktid, mis me saame ära teha, et olukord laudas jääks meil samaks, mis ta on ka siis soojade ilmadega. Tuletan ka meelde, et Viljandi söödatehas on meil suletud 24.–26. detsembrini ning et kõik Scandagra tehastöötajad saaksid rahulikult nautida jõule, süüa kapsast ja vorsti. Panengi kõigile südamele, et võtta ühendust minu, Matsi või enda piirkondliku müügiesindajaga ning tellida ära söödad. Me jõuame veel selle nädal ilusti söödad teile kohale tardida ning saame kõik üheskoos rahulikult jõule nautida. Ning siit ongi siis paslik saatesse kutsuda Pilleriin, kellega arutleme natukene silo teemad üle. Pilleriin tuleb saatesse. Nüüd. Aga tere Pilleriin, räägi siis, kuidas sina oled siloni jõudnud ja mis meil need uued uudised on siis? Kõigepealt aitäh võimaluse eest alustada taaskord üle pausi, ehk see paus on 7 aastat Scandagraga koostööd. Ja kui minna tagasi, siis tõesti, et 22 aastat tagasi me seda koostööd ju alustasime, et olid ajad. Ja siloni ma olen jõudnud täpselt selle kaudu, kui asusin töötama Altec Eestis ja Altec Eesti üks esimesi tooteid, millega me Eestisse tulime. Loomakasvatusse oligi ju silokindlustuslisand. Nii et 22 aastat oleme teinud siin koos silo Eesti piimatootjate ja ka lihaveisetootjatega ja ka lambakasvatajatega. Sellel ajal mina veel ei teadnudki päriselt, mis silo ilmselt on. Ja, me ei hakka ütlema, et kui vana sa siis olid või kui noor. Ei tohi öelda. Ei tohi öelda, sest see reedaks, et kui vana mina praegu olen. Ärme seda ütle välja. Et seda viisi jah, see silo tegemine hakkas ja tänaseks päevaks muidugi on sellest, mis oli 22 aastat tagasi, 20 aastat tagasi, silo kui sellise, kui sööda mõiste ka meie jaoks muutunud. Ehk see ei ole enam tonn materjali toodud põllult, vaid see protsess hakkab ju pihta ikkagi maavalik, taimikuvalik, väetiste kasutus, kuni sinnamaani, et mis on tegelikult meie eesmärgid. Et kas me kasvatame maisisilo ja rohusilo, et kuidas me saame kombineerida nii, et meil oleks võimalikult vähe vajalik siis osta ostusöötasid. Ja ma pean silmas just eriti maisi, jahu, soojat,
kõike seda, mida me peame veel importima Eestisse. Ehk me peaks oma piima tootma võimalikult palju kohaliku sööda baasil ja võimalikult palju siis nii rohusilo kui maisisilo baasil. Ja sellest nüüd, et kui millised on valikud ja millised on ka teadmised inimestel, kes neid otsuseid teevad, sõltub tegelikult lõppkokkuvõttes selle farmi või selle karja piimapotentsiaal ja hind. Aga kui me nüüd mõtlemegi, palju meil esimese siloteoni aega on jäänud? Noh, meil on jäänud täna, kui me oleme täna detsembri keskel, meil on jäänud esimese siloteoni 2023 niiteni, ütleks siis 150 päeva, mis läheb ju ka väga kiiresti. See läheb väga ruttu. Ja, ehk et otsuseid juba tehaks praegu või õigemini, et otsuseid on tehtud juba osaliselt eelmine aasta, mis ju külvid ja väetuse plaanid, et need on eelmine aasta tehtud. Hea küll, aga räägi, mis meil siis, mis meil Altekis toimub, mis meil on suur uudis, mis sai siis eelmine kord välja hõigatud? Noh, me oleme siin pikka aega, juba mitmeid aastaid ette valmistanud ja õigemini välja töötanud uut kindlustuslisandit. Ja see uue silokindlustuslisandi kui toote väljatöötamine on võtnud päris palju aastaid. Ja just sellepärast, et eesmärk on olnud töötada välja piimahappeliste bakterite kombinatsioon, mis mitte ainult ei fermenteeriks silo, aga oluline on see kiirus, et leida bakterid tüved, mis toimivad võimalikult kiiresti ja võimalikult laias temperatuurivahemikus, et kui me arvestame Eesti kliimat, eks ju, et me tegime ju see aasta siloga veel oktoobri algul, kus olid juba +2 või 3 ainult temperatuurid, see on ekstreem ja see ei pea olema tegelikult nii, aga just, et ta peab olema laias temperatuurivahemikus, esimeses niites sobiv, teises, kolmandas ja tänase päevaga 4. mis jääb septembrisse. Ja teiseks oluliseks on veel ka, et ta kataks võimalikult laia kuivaine vahemikku ehk et 23–4% kuivainest kuni siis sinna, ütleme, 55-ni, mida me ka see aasta nägime. Nägime. Et see vahemik on nagu läinud hästi laiaks silo tegemisel, see kuivane vahemik. Et me saame head kuiva silo, aga me peame kindlasti tegema ka veel märga silo. Kindlasti. Sellega küsikski, kuna sina teed üsna palju ka neid analüüse, kuidas selle aastal Eestis silad üldse tulid välja? Jällegi, alati on hea vaadata tagasi, et õige küsimus, kuidas silod tulid välja, milline oli aasta, millised olid otsused ja milline oli ka, ütleme siis, majanduslik olukord väetiste kasutamiseks. Et selle kõige baasil näeme me seda, et esiteks on meil silo vähe, kahjuks. Me jõuame selle teemani veel. Teiseks on meil silos proteiinid madalamad, kui me eeldasime. Ja kolmas aspekt on nüüd see, et silo on üks söötadest, mida on väga kulukas transportida, ehk et kui on vähe, siis seda transportida, müüa ühest kohast teise ei ole väga mõttekas. Nii et Eestis tuleb kindlasti sellel aastal silo nappus ja päris mitmes varmis. Et kuivaine baasile arvestades on see puudus praegu veel suurem. Et me arvestame ju enamus ettevõtetes tonnides, aga nii nagu silo on väga laias kuivaine vahemikus, kas on 20 kuivainega või 50-sega, tegelikult 50 kuivainega silos on meil 50% või rohkem sööta. Me peaksime iga sügis tegema ka selle söödabilansi ja koostama järgmiseks söötmisperioodiks kuivaine baasil. Ja kui me räägime silo tegemisest, siis ka silo tegemisel meie üks eesmärk on vähendada kuivaine kadusid. Ehk jälle jõuame tagasi sinna selle fermentatsiooni kiiruse juurde. Aga siin äkki tutvustadki natukene siis egaalise valikut ning räägime ka siis egaalise kiirusest. Jah, et ega silo tegemisel ei saa ju midagi muuta ega looduslikke protsesse muuta ja seda me ei püüagi teha, vaid me püüame kindlustuslisanditega kiirendada protsesse, mis looduses meie tänapäevase kõrge piimatoodangu jaoks on natuke liiga aeglased. Et mis ma sellega silmas pean, on see, et kui muidu fermentatsioon käivituks
eks ju, me niidame massi, närvutame, viime silohoidlasse, tallame ja nüüd hakkab see protsess pihta, fermenteerumine. Aga see on suhteliselt aeglane. Ja kui me tahame, et seal maksimaalselt säiliks toitained ja ka kuivainet, siis meil on vaja seda protsessi kiirendada, ehk me lisame egaalisega puhtalt piimappeliste bakterite juuretist silofermentatsiooniks. Ja meie tootevalikus on täna rohusilole lisand, spetsiaalne spetsifikatsioon ehk kombinatsioon bakteritest ja maisisilole natuke erinev ja kolmas toode on siis nüüd nendele eriti kuivadele silodele, kuhu on lisatud siis ka pärmi hallitusseeni inhibeeriv komponent. Nüüd 3 valikut vastavad sellele, mida me teeme hetkel, mis sööta ja tõesti, et tema eelis on, et ta töötab rohusilole mõeldud lisand laias vahemikus, et hommikul välja minnes, kui on massikuivaine 25 ja peale lõunat on 35, et meil ei ole mingit vahet. Me saame sama lisandit kasutada, ega tegelikus elus ju keegi ei vahetagi keskpäeva kuivaine vahetades lisandid, aga mõned lisandid ei sobi laia kuivaine vahemikku. Et meil on nagu oluline, et me oleks praktilised, et me ei raiskaks aega, eks ju, lisandite vahetamisel, mis iganes, ja et ta ka toimiks. Et lisand ei ole midagi sellist, mida me peaks igaks juhuks kasutama, vaid ikkagi teadmiste põhiselt ja et saaks hea sööda. Täiesti nõus. Mina olen ka seda meelt, et lisandit tuleks ikkagi kasutada kui kogu see alusteadmisbaas ja tegelikult ka siis auku viida mass on esiteks nii väärtuslik, et sinna üldse peaks lisama külakindlustuslisandit. Aga sellega seoses... Ja koos, ma nüüd segasin sind, aga see ongi see, et meie katame ära kindlustuslisand ehk silo tegemine, kui ta auku jõuab, silo hoidlasse jõuab kuni söötmiseni ja ka söötmisel. Aga mis nagu on kindlasti meie üks suur eelis koostöös ja miks me oleme üksteist ka valinud Skanda Kraltek on see, et me suudame ju oma kliendile ehk põllumehele pakkuda, et mis väetist, mis kultuurile ja kindlasti on siin ka väga palju minul õppida teie inimestelt veel tänapäevaseid väetamisnorme ja kogu see kompleksne lähenemine on sööda tootmisel number 1. Täiesti nõus. Aga miks on oluline silo fermentatsiooni kiirus? Silofermentatsiooni kiirus on oluline sellepärast, et esimeseks, mida piimappelisem on käärimine, seda parem on selle silo söömus lehmale. Lehmale meeldib piimappe maitse, lõhna piimapel ei ole, ehk mida kõrgem toodangu eesmärk farmis, seda suurem peab olema kuivaine tarbimine. Et mida parem maitse, seda rohkem lehm sööb. Number 1. Teiseks, mida kiirem on pH langus, ehk mida kiirem on see fermentatsiooniprotsess siin alguses, seda vähem on meil riski, et seal võiks hakkama paljunema klostriidiad, ehk siis bakterid, mis võivad meile loomadele terviseriski esindada ja sellel aastal on, kui meil oli juttu selle aasta silodest, siis paraku tuleb tõdeda, et päris mitmetes silodega on tekkinud just seesama klostriidiaga nakatumise risk farmis. Ja siin me ei räägi mitte ainult, et loomad haigestuvad, vaid on loomade hukkumiseks suur risk. Ehk et siis silofermentatsiooni protsess on oluline nii kiireks fermentatsiooniks, maissuseks, söömuseks, toitainete säilimuseks kui ka silo hügieeni koha pealt. Kas egaalisel on ka mõni eelis meie turul siis pakutavatele toodetele? Ja kindlasti, et kuna egaalis on, võime öelda nii, et kõige uuem toode silokindlustuslisandite pakkumises nii maailmas kui Eestis, siis kui me võrdleme, et erinevate toodete toimemehhanisme ja kiiruseid, siis egaalis on kindlasti väga kiire fermentatsiooni suunava mõjuga ja kiirusega. Ehk et meil on tehtud võrdlusi ka Eestis turul olevate lisanditega, kus me võime öelda, et egaalis kasutab ära palju kiiremini hapnikku, mis tähendab, saavutatakse anaeroobne keskkond ja hakkab piimappeline käärimine toimima. See on number 1, mida me antud lisandiga tahame saavutada ja oleme ka saavutanud, et selle kindlustuslisandi väljatöötamine on kestnud viimased 8 aastat ja tänaseks on see valmis Euroopa Liidus registreeritud, toimed on tõestatud ja Eesti turul on ta siis sellest aastast saadaval. Aga Pilleri, aitäh sulle ja
kas siin võib järgmine aasta siis kohata põldudel? Ja et praegu on detsember, valmistume jõuludeks, loodame, et oleme olnud kõik head oma klientide jaoks, oma koostööpartnerite jaoks ja nii kasulikud kui meeldivad koostööpartnerid ja eks me juba teeme neid järgmise aasta plaane täna ja tegelikult on plaanid valmis. Ehk et hooaeg hakkab juba jaanuaris, kui ma ütlesin, et silo tegemisel on 150 päeva, eks ju, siis ega need tegemised ja otsused tuleb hakata koos neid tegema, aga üks oluline punkt, et meil on 180 päeva sinnani, kui siis me võtame uued siloaugud jällegi lahti. Just. Et see koostöö meie vahel ja ka tootjatega ei ole kindlasti silo tegemine, vaid meie koostöö on aasta ringi. Silo ei teha ainult 3 liidet, vaid silod tehakse ja söödetakse. Et see on nii, et me näeme varsti, mitte varsti põldudel, aga varsti kindlasti kokkusaamistel ja siis ka põldudel koos teie meeskonnaga ja koos piimatootjatega. Super, aga siis juba kohtume klientidega põldudel ning ka farmides. Aitäh, Pillekas! Aitäh teile ka ja ilusaid jõule kõigile! Aitäh Pilleriinile! See oli Scandagra TV selle aasta viimane saade. Uuel aastal tuleme tagasi uue võimsa hooga ning väikse tiiserina saangi juba öelda, et uue aasta esimene saade tuleb meil otse farmist. Tänan kõiki, kes on saadet vaatanud ning kohtume juba aastal 2023.